on olnudki ka ühiskonda teenida erinevatel viisidel. Sõbralt sõbrale poode te teate paljud, aga lisaks seal me teenime vahendeid, mida me siis olemegi erinevate sotsiaalprojektidesse suunanud ja viimastel aastatel järjest tugevamat suunda võtnud, et võimestada just kohalikke kogudusi. Ja meie liidu vanematekogu on sõnastanud ka meile sellise raamistiku, millist rolli sõbralt sõbrale võiks ja peaks kandma. Ja siin on üks väike selline väga lihtsustav slaid, see dokument on vähe pikem, et seal peaks olema abistav eesmärk, evangeelne eesmärk ja koguduslik eesmärk. Et me peame aitama inimesi nendes vajadustes, milles nad on, füüsilise, materiaalse abiga, samas pakkuma kõige selle keskel neile lootust, laiemalt lootust Jumalas ja just tegema seda läbi kohaliku koguduse. Ja järgmiselt slaidilt on näha selline heategevusliku ringluse sellised põhikomponendid, kus me saame annetajatelt kaupa, mida me kaubanduses müüme, neid ressursse kogudustega jagame ja ise ka mõningaid tegevusi teeme, mille abil siis tegelikult inimeste elud saavad muudetud. Ja need tunnistused ja lood peaksid jõudma tagasi meie klientideni. See on selline nagu ideaalpilt. Me oleme täna selles korrastamise protsessis jätkuvalt. Me oleme vaatamas üle ka oma selliseid kommunikatsioonikanaleid, vahendeid, sisukandjaid nii-öelda ja ka seal täitsa veel laiemalt mõtestamas järgmisel slaidil, et millistes keskkondades me täna kommunikeerime neid asju. Kodulehed, listid, foorumid, kes on Baptistiliiduga seotud, siis te teate, need asjad ei toimi. Sotsiaalmeedia on natuke strateegiline, natuke juhuslik, et kõik neid asju nagu tervikuna vaadata ja samamoodi küsime ka, et millist rolli täidab meil teekäi ajakiri, liidu listides infokirjad ja tegelikult milles veel on nagu sõbralt sõbrale selle unikaalne roll, mis on täna nagu kasutamata, realiseerimata, on see, et meil tegelikult on 100 000 kliendid üle Eesti, kes tegelikult sellest heategevuspoolest, ma julgen arvata, et pooled vähemalt, tegelikult täna ei tea piisavalt. Ja tegelikult see on ka üks selline võimalus kogudustele, kuidas ka oma tegevusega jõuda veel rohkem nagu ühiskonda ja me tegelikult ühiselt koostöös kohalike kogudustega saaksime seda veel rohkem võimestada. Aga millised need lood siis on, mida me oleme aja jooksul võimestanud ja täna tahamegi kuulata mõningaid lugusid, et te saaksite aru, mis see siis tähendab, kuidas see praktikas käib. Ja nüüd ma istun ise ka siia maha. Nii et alustamegi kohe siit poolt minema, et Anastasia ja Külli, teie olete olnud seotud sellise asjaga nagu Music Jam. Mis see tähendab, kui te lühidalt tutvustaksite selle tegevust, selle sisu? Music Jam on teismelistele suunatud muusikalaager, mis sai alguse 2018 ja meil läheb siis sellel aastal 9. aasta, tänu Jumala sellest. Ja me oleme sellel aastal saanud ka juurde sellise väikese haru endale nagu noorte Music Jam, sest et hästi mitmed teismelised, kes käisid Music Jamis, nagu kasvasid välja sellest ja nad ütlesid, et aga me tahaks edasi käia Music Jamis, et meil nagu pole kuskile minna. Ja siis võtsime vastu otsuse, et hakkame siis vaikselt sellist noorte haru ka edasi arendama. Ja ma tegelikult teeks kohe sükse shout-outi meie inimestele, meil on hästi mitu Music Jami inimest, las nad tõstavad korraks käe ja lehvitavad. Väga äge. Mis see praktikas see Music Jam tähendab? Kuidas see nagu välja näeb? Ma saan aru, et muusikaga midagi seotud, jam, mingi moosivärk ei, midagi? Jammimine on eesti keeles, on ju selline sõna, jämmimine, jah?
et see on selline vaba, spontaanne musitseerimine, inimesed laulavad, mängivad, ei ole kindlat plaani, ei ole noote, lihtsalt loomingulised ja tunnete järgi nad siis veedavad aega koos, et sellest võib-olla tuligi see meil nimetuseks ja Music Jam on siis põhiliselt suvine kristlik muusikaline laager teismelistele, aga me oleme aastaringselt ka teinud igasuguseid üritusi, mõnikord kevadeti, sügiseti, siis paar korda aastas ja näiteks worship nights ka nagu natuke uus asi ja üldse siis selline teismelistega töö, et seal ei ole ainult muusika, seal on kindlasti Jumala sõna, et me õpime koos Jumalat tundma ja loomingulised inimesed veedavad aega koos ja koos Kristusega. Väga äge. Teemegi sellise lühitutvustuse ära. Anneli, sina oled Hiiumaal toimetamas erinevatel rinnetel, aga täna oled rääkimas sellisest ka naistele suunatud tööst. Mida see oma sisult endas kätkeb? Me räägime ju projektidest, eks. Et me möödunud aasta viisime siis Hiiumaal läbi naistekonverentsi, et kui siin Erki rääkis, et ainult mehed, siis praegu ma võin öelda umbes ainult naised. Et meie nagu mõte oli see, ühesõnaga siis mitte ainult meie kogudus, mina olen siis Palade Prii kogudusest, aga me tegime koostöös seda konverentsi Nelipühi kiriku Elava Vee kogudusega. Ma arvan, et oli siuke nimi või on siuke nimi. Ja sealt inimene tuli minu juurde ja küsis, et mis sa arvad, et teeks ühe naiste konverentsi. Kuna ma olin varem olen nagu 8 aastat Hiiumaal naistetööd teinud ja siis ta teadis seda ja siis ta arvas, et äkki võtab vedu. Ja siis tegime ja me panime sellise pealkirja nagu Jumal tervendab ka täna, nagu kohe 10-sse niimoodi. Et kui juba, siis juba paneme ikka sellise pealkirja, mis tõmbab tähelepanu. Kas ma räägin pikemalt või? Jah, räägi sellest sisust, küll ma siis täpsustan. Jah, sa ütled, kui liiga kauaks. Ega ma võlgu ei jää, ma ütlen kohe ära. Ja meil oli siis, meie mõte oli nagu see, et kuna meie ümber on nii palju haigeid inimesi ja ikkagi inimesed ei saa nagu abi. Et pakkuda inimestele lootust ja tuua nende nagu mõtteviisi ka see teadmine, et Jumal on see, kes tervendab, kellel on see võime ja vägi olemas. Ja meie eesmärgiks oli siis kokku saada 40 naist me kokku saime. Me tahtsime, et see fookus oleks kohalikel naistel. Kohalikke naisi eriti ei tulnud, aga tulid naised Saaremaalt ja tulid Mandrilt. Ja Hiiumaalt oli ka, et selles mõttes meid ikkagi oli, aga jah, et kogemus on see, et kui sa nagu teed ühe projekti nagu väljapoole, siis mitte usklikele suunatuna, et ega nad ei torma nagu kohe. Et siin on täna nii palju olnud nagu juttu suhetest ja usalduse nagu kasvatamisest ja ehitamisest ja et see tulebki nagu ajapikku. Ütlen veel võib-olla kiirustades, et me korraldame naiste konverentsi ka see aasta, nii et 11. aprillil kõik naised tulge Hiiumaale. Et see on samamoodi siis projektina toetatud, siin sõbrad sõbrale poolt on ikka vähem, tegelikult ma ei tea vastust. Meil oli eile liidu juhatus. Ja, aga ma ei tea vastust ikkagi. Aga ükskõik, vahet ei ole, selles mõttes me teeme selle nagunii ära. Ja seekord tahaks nagu rohkematele naistele ja see on siis rahu keset rahutust. Nii et ikkagi meie vajadused on nii palju suuremad kui see, mis me oma elus nagu millega me oma elus nagu toime tuleme ja sellepärast on need naistekonverentsid nagu olulised. Väga äge. Kadri, sina oled Raplas toimetamas toidu- ja hingeabi emadega. Mida see endast kujutab? No meile tehti siin väga suurt reklaami enne, aitäh Kristiina, aga see kujutab endast seda, et igal reedel avame uksed, tulevad inimesed, need, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Me ei küsi, miks sa tuled, mis põhjusel sa siia tulid, me ei nõua mingeid dokumente, midagi. Nad tulevad, saavad toiduabi, istuvad, söövad, ajame nendega juttu. 2 aastat läks, kuni ukrainlased meid usaldama hakkasid.
palvetame, mõnikord on lausa palvejärjekorrad ja inimesed lihtsalt tulevad. Ma saan siis aru, et te teete koostööd Toidupangaga Ei, või kuidas ja koguduse ruumides, ma saan aru, käib see? noh, siis ma pean alustama algusest. Ja tegelikult algus oli aasta 2000, ma pean alustama veel rohkem algusest, südametunnistus andis märku. Et see oli ühel hetkel minu kristlase elus, kus Jumal puudutas mind läbi ühe jutluse ja see jutlus koosnes 2 sõnast, jah, Jeesus. Ja tänu sellele jutlusele ma otsustasin, et ma hakkan ütlema Jumalale jah. Ja lähen nüüd aastasse 2021, jõulud ja Oleviste koguduse jõuluteenistus kodututele. Ja Facebookis ilmub pilt, kus inimesed seisavad 70-kraadise külma käes ja neid on terve järjekord ja ootavad ühte toidupakki. Ja see lõikas südamesse. See lõikas nii tugevalt südamesse, et see pilt ei jätnud mind maha. Ma sain aru, et Jumal kutsub mind midagi tegema. Esialgu ma mõtlesin, et see on toidupank. Ja siis ma hakkasin asja uurima ja selgus, et oli natuke imelik sõita tund aega pärast tööd Tallinnasse, teha 2 tundi tööd ja sõita tund aega tagasi. Seejärel hakkasin uurima võimalusi, kas Raplas on inimesel, kes on jäänud hetkeks niimoodi sellisesse olukorda, et tal ei ole finantse. See oli just see hetk, kus tõusid üles ka need energiahinnad, et ta saaks kas või selle kotitäie toiduaineid ja ta saaks edasi minna, et ta näeks, et tal on see hetk, see lootuse hetk on olemas tema jaoks. Ja selgus, et tervel Raplamaal ei olnud sellist kohta. Toidupank ei olnud veel jõudnud Raplamaale, toiduringluskapp ei toiminud. Ja siis ühel kiriku kohvil, tegelikult jaanuaris, kui me räägime 2021, kohe saab selgeks ka, miks need aastaarvud tähtsad on. Siis läksin kirikus ühe oma õe juurde, kes töötas vallas sotsiaaltöö peal. Ja küsisin tema käest, et kuidas see seis on. Ta ütles, et tõesti vallas 2 korda aastas jagatakse toiduabi. Niimoodi. Ja ta ütles, et tema täiesti sõltumatult minust oli temal tulnud sama mõte. Me peame midagi ära tegema, see vajadus on praegu olemas. Ja kuna me mõlemad oleme sellised, et kui see vajadus tähendab, tuleb midagi teha, arutasime, panime rahad kokku mitme pere peale, ostsime 21 toidupakki. Tema pani kuulutused üles, mina ütlesin kohe, mina reklaamiga tegelema ei hakka, pole minu eriala nagu. Ja siis me ei alustanud mitte koguduses, vaid me alustasime perekeskuses Fookus. Ja kui reklaamid läksid üles, et tule, kui sul on kitsas käes, saad abi, siis rahvas hakkas tulema, esimese korraga tuli ajakirjanik, kohalik ajakirjanik, kes tegi meist loo. Ja seal ajakirjas oli suurel kirjas, või ajalehes oli kirjas, et see mõte, mis ma talle ütlesin, et kui sa annad vaesele, siis sa laenad Jehoovale. Ja sealt läks asi edasi. Alguses meil oli tore, meil oli seal kohvilaud ja 10 inimest käis õhtu jooksul ja siis, kui teised küsisid, kuidas meil see püha töö läheb, siis meie noogutasime rõõmsalt ja meil oli lihtsalt tore selline seltskond. Ja siis aasta 2022-24 veebruar algas Ukraina sõda. Ja selgus, et tõepoolest Raplamaal ei ole kohta, kus saaks niimoodi toiduabi peale meie. Ja ühel hetkel oli meil ukse taga 60 Ukraina perekonda. Ma olen alguses saadik võtnud selle, et Jumal, kui sina alustad seda tööd, siis sina oled tööandja. Mina olen töötaja ja kui ma olen töötaja, siis ma ei muretse selle pärast, kuidas või mis saab. Võtsime kärud, läksime poodidesse, rahvas annetas. Siis meil oli noortepastor Ben Ameerikast. Nende kogudus oli kogunud jõuludeks $10,000. Nad ei olnud veel otsustanud, mida teha, aga nad nägid, et see on see koht, kuhu see raha anda. Nii et sellest 10-15 meil hoobilt sai 90. Ja me tegutsesime niimoodi edasi. Jumala ligiolu oli tugev ja see, mis
tuli, oli see, et enne iga kord, kui me alustasime, me olime palves. Rääkisime tööandjaga. Ühel hetkel see perekeskus Fookus läks remonti ja siis me nagu sujuvalt läksime kogudusse ja siis formeerus tiim ja oleme nüüd tegutsenud siiani. Ma võtan nüüd selle 4 aastat kokku, 4 aastat igal reedel. Kõige rohkem on olnud 150 peret, hetkel piirdume 60, kui nii võib öelda. Ja ka tööandja on olnud ustav. Meie kogudus, kus on 50 aktiivset liiget, see on mõistuse vastane, et me suudame nii palju teha pakke. Aga see on see, mida tööandja teeb. Nii. Väga äge. Aplaus tööandjale. Aplaus tööandjale. Ragne, sina oled eest vedamas gospelkoori. Kuidas, kui Kadri jagas seda ka lugu, et kuidas selline sisend tuli või kõnetus, kuidas sinul selle kõnetusega ja milles see kõnetus täna realiseerunud ja väljendumas on? Head asjad võtavad aega. Aastal 2017 ma tulin Eestisse Amsterdamist, kus ma olin kogenud igasuguseid ägedaid ja toredaid asju, mida Jumal üle ilma teeb. Ja olin saanud osa olla ka mitmes projektist, kus esines siis ka selline asi nagu Fire Choir, mis oli väga evangeelselt üles ehitatud. See tähendas, et tulidki inimesed tänavalt sisse, seal keegi noodist ei laulnud ja pandi fonod peale ja kord kontserdi ajal siis tuli bänd ka ja tõeliselt äge saal, rahvast välja müüdud, praktiliselt tasuta üritus oli, aga välja müüdud kindlasti. Aga igal juhul, et inimesed kuulsid evangeeliumi muusika kaudu. 2017 ma tulin Eestisse ülistusmissionärina, siis me pigem tegime rohkem bände. Aastal 2021 ma abiellusin, siis ühtlasi ka ruutkogudusse. Ruutkoguduses oli sellel hetkel 25 inimest. Ja me kogunesime kogudusega, siis rentisime või üürisime, abikaasa on jurist, ma pean ütlema, üürisime, pühapäeviti siis ruume Agape kohvikus Tartus. Aga need jäid meile väikseks, tänu Jumalale me kasvasime ja kolisime siis Vanemuise tänavale, ehk siis Vanemuise teatri taha. Mida kõike me saame teha nüüd, kui meil on oma ruumid 24/7? Paar aastat enne seda olin ma käinud, nagu väga paljud siit, ma arvan, Moko gospelõhtul. Kes on käinud? Julgelt, väga hästi. Ja selleks ajaks ma tundsin päris palju Tartu muusikuid ka. Ja seal ma mäletan, et esimesel Moko gospelõhtul siis mitmed Tartu muusikud käisid, ütlesid, et Ragne, Tartusse ka, palun, jah. Siis ma ütlesin, et ei. Sellepärast, et ei olnud nagu üldse see aeg. Ja tundus, et see on ju nii äge asi, aga ma ei näinud, et ma pidin tundma, teadma, kuulma seda kõnetust, et mina selle kindlasti pean ära tegema. Ja mina ei ole ka mingi koorijuht, ausõna. Aga on sellised inimesed nagu ägedad inimesed Rakveres, kes kutsuvad ägedaid asju tegema. Ma ei mäleta, milline kotiisen neist oli, kas Katre, Grete, Keren või Gunnar ise, aga igal juhul ma paar aastat sain panustada siis ka Rakvere Karmeli koguduse suvelaagrisse, pöördes suvelaagrisse, kindlasti on pöördes suvelaager. Ja ma arvan, esimesena kutsuti mind sinna vokaaltehnika õpetajaks, kus ma seal siis ka sarnaselt teie laagrile siis õpetasin siis lauljaid. Ja kui sa Rakvere pöördes laagrisse käid, siis sa kindlasti ei tee ühte asja, vaid sulle antakse 1, 2, 3, 4, ma kindlasti jutlustasin, ma arvan, ma sain bändijuhiks ühel hetkel ja siis kooride juht ütles, et kuule, et aga tee koori, aga ma ütlesin, mul pole õrnämagi, mida ma siis teeksin, pole hullu, tule tee ikka, ma ütlesin, okei, tulen. Ja siis ma arvan, seal oli mu esimene selline koori juhtimise kogemus. Et kui ei pidanud kogemust olema, siis ma teen. Ja kogu see kogemus kokku panna 2024, kui me siis ruutkogudusega kolisime, siis kõnetus. Kõik see, mis ma just välja ladusin, et kas nüüd on aeg? Ma ei ole muidu selline tüüp, kes mõtleb suuri evangeelseid projekte, aga kui Jumal ütleb, siis oleme. Ja meie mõte oligi, ma siis söösin meie koguduse juhatusele selle mõtte ette, et kuulge, et meil on aeg teha gospelkoor. Ma ütlesin, et minu vend, kes ei ole kristlane, on isegi ütelnud, et koguduse muusika muidu selline aeglane, aga kui gospelkoor esineb, siis ma tuleksin. Nii et kogu see asi oli mul kuklis ja esitasin juhatusele idee ja nad ütlesid, et ei tea, kas keegi tuleks kah.
aga kuidagi ma nad ära rääkisin ja siis me esitlesime seda, ma mäletan veel viimane koosolek, koguduse aasta koosolek Agape ruumides ja esitlesime seda ideed siis, mida kõike me saame nüüd uuel Vanemuise tänaval ära teha ja kogudus ütles, et aga siis me teeme nagu teiste koguduse sõpradega gospelkoori nagu Moko teeb. Ma ütlesin, et ei, sellest tuleks selline võimalus, et sa saad oma koolikaaslaseid kutsuda ja naabreid kutsuda ja perekonnaliikmeid, kes ei ole muidu kogudusest, et see tuleb evangeelne projekt. Nad olid, et keegi ei olnud nagu väga vaimustuses kohe, aga lõpuks ma ei tea, kas sellepärast, et ma olin siis pastoriga abielus või olid seal muud põhjused, aga igal juhul lõpuks tulid inimesed kaasa ja tegime ja meiegi üllatuseks 30 inimest tuli. Meie kogudus, me ütlesime nii, et meie kogudus on praktiliselt kohustuslik tulla, meil oli 25 inimest, on ju. Meil oli idee, et pool meie kooris peab olema meie enda kogudused, vähemalt 10 inimest peab olema mittekristlased, muidu me sellel aastal üldse ei alusta. Ja siis, kui keegi teine tahab teisest kogudusest tulla, siis okei, võib kah. Et need olid nagu meie tingimused, tõesti, meil tuli 30 inimest, meil enda omadest päris palju. Ma ei mäleta ausalt öeldes, et kui palju meil täpselt tuli mittekristlasi nagu esimesel pool aastal, aga ütleme nii, et sotsiaalmeedia reklaam tõeliselt töötab, sellepärast, et me tegime ka siis, me tegimegi pooleks aastaks, regamine oli pooleks aastaks, järgmine pool aasta veel, siis tuli vist 35 inimest, nii et ka mittekristlaseid tuli juurde, paljud jäid ja tuli veel juurde. Suvel ma väsisin ära ausalt öeldes ja ütlesin kõigile juhatusele ka, ütlesin aitäh, tore oli, kõik tuli, kõik toimis ja me rohkem ei tee. Aga siis ühes juulikuu päeval, puhkusaeg, tuleb minu abikaasa, vist oli arvutiga lahti, ma ei mäleta, aga ütles, et mul on sulle presentatsioon. Ma ütlesin, mis presentatsioon see mul on? Sest kõik põhjused, plussid ja miinused, miks me peaks gospelkoori jälle tegema. Ma ütlesin, okei, ja ma kuulasin ta ära ja siis ma ütlesin, jah, me sügisel teeme jälle, nii et me teeme gospelkoori. Meil on sellel aastal, meil oli peaaegu tuli 50 inimest, aga nagu ikka, nii ka kristlastel, kes meil on ettevõtjaid, kes ütlesid, et viimane inimene sellel nädalal ütles, et kuule, et mul ettevõttes on nii palju tegused, ma märtsikuus enam ei jõua, võib-olla sügisel liitun uuesti. Aga tõesti, meil on olnud inimesi, kes pole kogudusega kuidagi seotud 13 inimest, selle jaanuari alguses siis regasid. Meil on enda inimesi umbes 6 tükki, nii et see kriteerium, et me enda inimesi peab olema pool, on läinud. Aga siis teiste koguduse liikmeid võtame ka rõõmuga vastu ja me tõesti rõõmuga teeme gospelkoori. Meie põhirõhk on igal kolmapäeval, kui me koguneme. Me harjutame laule, meil on ühine eesmärk, meil on ühised sihid, mille järgi me läheme. Aga meie põhiline asi on see, et me kohtume, me loome kogukonda, me teeme kindlasti igas proovis, me teeme pause, joome kohviteed koos, vahel pannakse küpsist ka lauale. Mõned kooriliikmed toovad ise vahel head paremat lauale ja meil on väga head vestlused enne koori pauside ajal, pärast seda ja me laulame südamest. Inimestele väga meeldivad laulud, oled sa kogudusega seotud või mitte, et aga gospel laul on see rõõmusõnum ja see rõõmusõnum paistab välja. Inimesed ütlevad, et siin kooris on midagi teistmoodi, nii et me rõõmuga teeme seda koori ja meil on hea meel iga inimese pärast, kes meil kooris on ja täna ka me loodame teile siis näitlikustada seda rõõmu ja tundke rõõmu koos meiega. Just järgneval teenistusel saame kuulda. Ma arvan, et on selline ka missiooni mõttes meil oluline luua neid keskkondi, kus inimesed saavad tulla, kohtuda. Küsiks veel siit ka Music Jam'i osas, et kus teil nagu see kõnetus või algus, millest see tõukus? Ja sealt kohe siis ka jätkuküsimus, et mis on tihti on ju see, et kas siin konverentsil, ma ise istusin siin ka paar nädalat tagasi keeles konverentsil samas saalis ka ühe loengu ajal, Jumal kõnetas mingisuguse asjaga, pani mingisuguse idee nagu pähe ja siis teistpidi küsida, et kas see nüüd on nagu Jumalalt, et seda peab nagu läbi katsuma, et kuidas teil nagu sellised läbikatsumise protsessid, need kõnetuse ja läbikatsumise protsessid on olnud?
ja sellega on olnud hästi huvitav tegelikult, sest et siin tuleb nüüd ka minna nagu ajas natukene tagasi. Ma olen tegelikult üles kasvanud siis Eesti koguduses, praegu ma olen Vene koguduse liige. Ja ma lõpetasin muusikakooli 8. klassis ära ja ma mäletan seda, et ma ütlesin, et ma elu sees enam ei tegele muusikaga, sest mul olid nii halvad mälestused muusikakooliga. Ja siis natukese aja pärast võib siis öelda, et Jumal kõnetas sellega, et ma pidin ikkagi koguduses mängima mingit klaverit ja natukene laulma, sest et ei olnud kedagi. Tapa linn on väike linn. Ja siis Anastasia tuli oma isaga vahel nagu meie kogudusse külla ja siis me kuidagi saime niimoodi kokku ja koos musitseerisime. Ja siis, kui ma tulin Tallinnasse, ma mõtlesin ka, et ma Vene kogudusse ei lähe, et seal on nii imelikud laulud ja ma ei tea, kuidagi väga veider on seal. Aga nüüd ma siis olen siin. Ja siis ongi, et Jumal on lihtsalt nii imeline, et ma läksin muidugi Vene kogudusse, kuigi ma sinna ei plaaninud minna. Ja me hakkasime Nastjonaga nagu edasi tegelema siis muusikaga koguduses ja sellel ajal just tuli ka Kiievist Sergei Belogon ja üks õde, kes siis tegid meile sellist nagu kristlikku akadeemiat, kus me üliõpilastena niimoodi peale kõiki tunde ülikoolis jooksime veel kirikusse ja poole ööni õppisime nagu mingeid laule ja natukene ka sellist teoloogiat, ülistusteoloogiat. Ja siis võib-olla esimene, kes meid niimoodi läkitama hakkas, oligi Sergei, kes ütles, et okei, Eestis on väga palju vene kogudusi, kus ei ole nagu väga muusikat või kus muusikaga on kitsas käes. Ja siis meist tehti sellised väikesed grupid, meie olime Nastjonaga koos ja meid saadeti Valka. Ja siis me pidime niimoodi iga kuu käisime Valgas. Mäletan ükskord, meil oli mingi auto katki ja -30 ja siis me sõitsime mingi, vaevu jõudsime kohale 2 sinna, aga käisime, see oli see järjepidevus, ükskõik mis ilmakäigega. Ja siis pärast seda me saime aru, et me peame nagu veel midagi tegema. Ja siis tekkiski nagu üks selline moment, et okei, et meil on hästi palju lastele mingeid tegevusi, meil on justkui noortele midagi, aga teismelised on justkui niimoodi ära, et neile nagu ei ole midagi. Ja siis me istusime ja kuidagi tundsime seda Jumala häält, et okei, me peame proovima mingi teismeliste laagriga ja just muusikalaagriga, sest me olime kuulnud, et inimestel olid nagu hästi halvad mälestused, kas muusikakoolist või kuidagi muusikaga üldse halvad mälestused. Ja siis oligi see, et peame nagu mingeid häid mälestusi või peame nagu kuidagi seda muusikat jälle siis, ma ei tea, cheer up ima või kuidagi nagu paremaks muutma. Ja eks me seda esimest laagrit tegime ka nii, et ega me ei teadnud täpselt, mida me teeme. Ja võib-olla lisaks, et kui me Külliga Jumal meid on kokku viinud, siis mina tulin nii-öelda oma pagasiga, et kui ma olin 11-aastane, siis üks päev isa tuli mu juurde, lihtsalt pani mingi ühislaulu noodid mu ette, ütles, et reedel on mingi palve koosolek, sina mängid, kogudus laulab. Ja see oligi, mina olen sellisest põlvkonnast või sellisest perekonnast, et ma ei küsinud, ma ei vaelnud, ma lihtsalt läksin ja tegin. Aga kasvades ma nagu sain aru, et vist seda saab kuidagi teistmoodi teha, et see ei ole päris õige. Teismelised on rasked mõnikord, nad otsivad, neil on valikud, nad otsivad oma kohta ka koguduses võib-olla. Kogudustes on hästi palju lapsi, kes käivad muusikakoolides, kes õpivad, kes tahavad ka kuidagi panustada koguduse töösse ja polegi tegelikult, meie kogudustes vähemalt, meie kogemus näitas, et ei olnud kedagi, kes nagu võtab meid kokku, juhatab, toetab, selgitab. Ja siis veel see asi, võib-olla need lapsed, teismelised, kes kasvavad kristlikus perekonnas ja kuidagi nendest mõeldakse, et vaikimisi nad kunagi teevad seda õiget valikut, nad saavad päästetud, et kuidagi, see on nii loomulik ja loogiline, aga tegelikult ei ole ja me näeme, et see ei ole nii. Ja siis Music Jam on selline koht, kus me püüame nagu 2 asja lahendada, et teismelised võib-olla leiavad enda koha, kui ta on loominguline, kui ta on muusik, kui tal on midagi, mida ta tahaks ka jagada ja kaasa teha. Ja siis see, et läbi seda me näeme, et ka teismelised, nad muutuvad noorteks ja nad jäävadki kirikusse ja me tegelikult ei saa öelda, et ainult muusika neid sinna ja nad on sellepärast jäänud, aga see on suur osa. Väga äge. Anneli, naistetööga, kas sina nagu põgusalt jagasid, et kus see nagu kõnetus oli?
teise õega koos või oli seal veel nagu mingisugune, kus Jumal nagu ütles, et vot see on nüüd see asi, nagu, kus ma pean nagu käe külge panema? Ei, vist ei olnud. Et üldse, ega see naiste töö on selline, et ma pole seda kunagi tahtnud teha. Ja tegelikult ma ei tahaks üldse midagi teha. Aga kuidas sa siia sattusid siis üldse? Ma ei hakka ütlema, kuidas ma sattusin. Ühesõnaga, aga vot sellega on niimoodi, et kui sa siis ikkagi lõpuks teed, sellepärast et see on su südames või nagu see tung on su südames, et sa pead ikkagi nagu jah ütlema, tavaliselt ikkagi keegi nagu ütleb, et kas sa teeksid või näiteks kui kunagi ma tegin naiste tööd Hiiumaal, siis toimus ka üks naiste koosolek. Meil oli siis Agnes, siis ta oli, ma ei tea, mis ta perekonna nimi siis oli, ühesõnaga jah, Pööning vist jah. Tema oli see missiooni sekretär ja ta tuli Hiiumaale ja siis tegi naiste koosoleku ja see kõik oli nagu väga tore ja siis, kui see lõppes, siis kohalikud naised vaatasid mulle otsa ja ütlesid, et noh, millal me järgmine kord kokku saame. Mina ütlesin, ma ei taha üldse kokku saada. Aga see selleks, et minuga on ikkagi see, et kui keegi tuleb selle mõttega, et ma testin nagu õudselt kõik Jumalaga läbi. Ma isegi testin sellised asjad läbi, et kui ma näiteks pean tööalaselt lähetusse minema, isegi lennuajad ma testin läbi, et mis päeval või ütleme, kui päeva ei saa valida, siis kellaaega saab valida, on ju. Et ma isegi ei võta neid tellimusi nagu turismibüroolt, et andke mulle pileteid, vaid ma ise otsin. Ma saan aru, see on kõik aega nõudev ja kõik see, aga see on minu suhe Jumalaga ja ma tean, see küll ei puutu siia, aga mul oli kunagi lennu täiesti niisugune foobia oli ja ma sain nagu sellest lahti, et lihtsalt see usaldus Jumala vastu, eks ole, et seda pead nagu kasvatama ja kui keegi on tulnud nagu minu juurde ka näiteks selle naiste konverentsi suhtes, et kuule, mis sa arvad, et kas teeme, siis ma ei ole nagu see, et jah, teeme kindlasti, et mul polegi nagu midagi teha, et ma ikkagi, pigem ma olen see, kes ütleb, et ma ei tea, et kus ma selle aja võtan, on ju. Aga mis nende naiste konverentsidega on tore, on see, et esiteks see on nagu koguduste vaheline, on ju, et eelmine aasta panustasime nagu rahaliselt meie kogudus, Palade Prii kogudus ja siis Nelipüü kogudus, nagu ma rääkisin, aga meil oli nagu meeskonnas oli veel naisi ja see vastutus ei ole nagu ainult, et mina üksi pean tegema ja mina pean leidma inimesed, vaid me nagu kõik tahame teha ja see on selles mõttes ka oluline, et meil on ju igal ühel oma selline nagu võrgustik või tutvusringkond, kelle peale me siis mõtleme, et kui me teeme selle konverentsi, siis me kutsume nemad ka. Ja eelmine kord ma ise tean väga hästi seda, et ma saatsin välja 80 kutset, ma ei tea, kas üks tuli või ei tulnud, et see on nagu natuke niisugune tänamatu ka, et sa muudku kutsud ja kogu see reklaam ja kommunikatsioon, aga lõppeks kuskil hakkab ta ikkagi nagu mingeid hästi positiivseid vilju ju andma, on ju. Näiteks see aasta, ma lihtsalt ütlen, et kelle ma eelmine aasta kutsusin ühe oma uskmatu sõbranna, ta ei tulnud. Ja see aasta ma saatsin talle ka juba kuulutuse ära, ütlesin, et kuule, eelmine aasta sa ei tulnud, see aasta sa pead ju tulema. Ja siis ta ütles, et ma juba nägin seda, ma juba mõtlesin selle üle, et võib-olla tõesti ma tulen. Et natuke kahju on sellest, et nagu kord aastas on ju, et kui palju neid aastaid peab siis minema, kuniks siis inimesed hakkavad tulema, aga ju siis nad ei tule mitte korraga, aga täna keegi ja homme siis järgmine, eks. Ma arvan, see on ka siuke osa, ma arvan, Jumala plaanist ja Jumala siuksest nagu vundamendi ehitamisest, et lõpuks, et mis sealt edasi koorub, seda me tihti tegelikult ju kohe ei näegi. Vähem mina olen sellist mustrit kogenud, et kogu aeg, kus ma olen, Jumal on mind nagu suunanud, tegelikult see on alati olnud vundament mingisugusteks järgmisteks asjadeks, mida lõpuni ei avatagi. Aga siit koorus ka minu meelest väga ägedalt läbi, ma tahaks minna nagu väga korra spetsiifiliseks ja praktiliseks, et kuidas teie olete lahendanud, mina olen tihti näinud koguduse elus ja sellist nagu väikest nagu dissonantsi. Et inimene tuleb, ta on saanud Jumalalt kõnetuse, et tead, tahaks teha, äge. Ja siis öeldakse, et igas koguduses ei pruugi sellist luksust olla, et pastor tuleb ise presentatsiooniga. Et kuidas teie nagu kas te olete ka vahel sellist nagu konflikti kogenud või teie oma nende samade projektide raames, kuidas teie sellise nagu kaasatuse
küsimuse olete lahendanud või kas see on üldse olnud mingisugune teema või väljakutse, et kõigi käest, kellel on nagu vasta teised saavad ka, aga sama küsimus, et kuidas see nagu puht praktiliselt, et kas minnakse juhatuse ette, siin on privilegeeritud pastoriprouad osad, aga kõik ei ole, et. Ma võin ka öelda, et mina olen ka muideks pastoriproua. No just. Nii et selles mõttes mul on ka nagu lihtne minna juhatuse ette, et mul on nagu pastor kodunt võtta kohe, et õhtusöögilauas me saame rääkida sellistest asjadest. Et mul on nagu väga lihtne. Ma ütlen niimoodi, et mu mees on enamus minu ideedega nagu nõus. Et muidugi mitte niimoodi nõus, et igal juhul nõus, aga siis me nagu argumenteerime ja mul abikaasa on nagu hästi avatud südamega nagu missiooni suhtes ja kuna ta iseennast seal nagu mugavalt ei tunne, siis ta nagu usaldab mind selles. Ja me oleme üldse nagu rääkinud ka selleks, et missioonitööd teha, ükskõik siis mis laats, et sa pead olema nagu suhtleja. Ja ükskord ma mäletan, ma tulin töölt koju, ma olin nii tüdinud tööst ja tööpäevast ja kõigest ja siis ma ütlesin, midagi oli halvasti läinud seal ja ütlesin kodus mehele, et ma ei oska üldse suhelda enam inimestega, et ühesõnaga kõik läks nagu nässu ja siis mu mees ütles, et kui sina ei oska suhelda, kes siis üldse oskab? Et meie oleme nagu nii, et mina olen see, kes suhtleb ja tema on see, kes siis toetab, et tegelikult tal on ka hästi palju nagu häid omadusi, et siin on shout out Eesti komplimentidele, et siin on siuke ei pidanud niimoodi olema tegelikult. Aga kuidas teistel? Meil oli tegelikult selles mõttes lihtne, et ma olen juhatuse liige, aga kui me alustasime, siis me alustasime nagu täiesti eraldi. Meil mõlemil oli südames, me alustasime pihta, lihtsalt hakkasime tegema, mis oli südames. Ja siis kogudus hoidis nii-öelda silma peal, toetas hirmsasti ja kui me ühel hetkel siis nagu koguduse alla liikusime, siis see oli nagu loomulik asjade käik ja kogudus on väga toetav. Ja osad inimesed on jõudnud sealt toiduabis kogudusse, on ristitud ja on meie koguduse liikmed nüüd, jah. Halleluuja. Ma pean ütlema, et tegelikult ma ise olen ka juhatuse liige. Aga Ühes muster tuleb juhatusse sebida ennast kõigepealt ja siis hakkavad kooruma asjad. Ma olen näinud seda, et esmalt ma pean ise enda ära veenma ja kui ma ise olen ennast ära veennud nii öelda või Jumal on mind ära veennud läbi erinevate asjade, siis ma tõenäoliselt olen läbi analüüsinud, nii et kui keegi tuleb väga raske küsimusega, siis see löö mind pahviks, vaid mul tõenäoliselt on vastus olemas. Või siis mu vastus on see, et aga kuidas sina aitad sellega? Aga tõepoolest, ma arvan, et see nagu, me ei pea nagu üksteist otseselt nagu ära veenma, aga me peame andma nagu ruumi siis nagu arutleda ka. Organisatsiooni psühholoogias on hästi tüüpiline, et meil on nagu igas organisatsioonis või koguduses võrdusmärgiga sealmaal, et on need, kes entusiastikud tulevad iga asjaga kaasa, kui sa ise oled põlev. Siis on need punt, kes on kahtlev, aga vaatavad siis, kus asi läheb ja need, kes on alati nagu küsivad küsimusi nii nagu kindlasti ei taha, et see nii läheks. Et see on nagu hästi tüüpiline asi. Ma arvan, et koguduses on ka täpselt selline, aga sellega mul tunne, et tuleb lihtsalt leppida. Aga ma arvan, et tuleb leida, mina vähemalt leidsin, et ma pean leidma need võtmeinimesed üles, et kellega ma siis koos hakkaks tegema, et need, kes vaatavad, las nad siis vaatavad, nad tulevad punti nagu nii hiljem. Aga need, kes mu võtmeinimesed on, nad peaksid teadma, mis rollis mina neid näen ja siis hakkavad nemad ka ennast seal rollis nägema ja siis saab see asi luua üheskoos meeskonnaga. Üksi ma ei taha koguduses midagi teha, vaid alati meeskonnaga. Ja, Anneli. Mul on üks ettepanek tegelikult. Ma kuulasin sinu juttu ja tegelikult ma mõtlesin kodus seda ka lihtsalt sõbrad sõbrale programmile. Mul on ettepanek, et tehke palun ka selline voor, kus saab rentida meeskonda. Sest inimestest on lihtsalt puudu, et temal on hea võimalus, ta saab valida, on ju. Mina ei saa midagi valida, olen mina ja siis mu mees ja ongi kõik, on ju. Et lihtsalt kaaluge. Me siis toome natuke võib-olla sellist teistsugust pilti siia, et meie, muidugi kui me 9 aastat tagasi alustasime, siis 2 naisena Vene koguduses, siis me pigem otsustasime,
et me ei aja seda läbi juhtkonna, selleks on hästi keeruline ja kuna meie nagu üks selliseid visioone oli ka teha väikeseid ülistusgruppe, siis me otsustasime, et me valisime endale pastoriks Tapa vene koguduse pastori Artur Klimov ja me nagu läksime siis selles mõttes Tapa koguduse alt seda tegema, aga nemad väga toetasid muidugi meid. Aga lihtsalt, et jah, et see koht, kus meie ise olime see kogudus, et siis pigem see olukord oli selline, et me saime aru, et me võib-olla sealt poleks läbi saanud. Kui te nüüd tagasi vaatate sellele teekonnale, mida te olete koos Jumalaga käinud ja neid projekte teinud, neid tegevusi, milliseid vilju te olete tahtnud näha ja milliseid te olete näinud? Kas mõni lugu, mõni tunnistus? Kadri juba jagas, et osad inimesed on tulnud kogudusse päästmisele. Võib-olla mõni konkreetne lugu. Selline üldine avatud küsimus ja siis ma annaks täitsa niimoodi vaba mikri veel saali ka korra küsida, täpsustada. Konkreetne lugu tegelikult, kui võtta iga reede, meil on selline tööandja, kes tegutseb kogu aeg. Ja kui võtta iga reede, siis iga reede meil toimub midagi. Ma võin rääkida eilsest päevast, aga kui mul anti need küsimused ette ja paluti mingit tunnistust või konkreetset lugu, siis ma räägin loo, mis tõmbas minul jalad täiesti nõrgaks. Ja see oli, ma olin ühel koosolekul, kus kõneles Johannes Kodrin, see oli täitsa, kes teab, see teab, aga igal juhul missionär. Ja siis koosoleku lõpus ta ütles, et kellel on Ukraina sõpru, tulgu siia ette, ma annan teile postkaardi Ukraina sõbra jaoks. Mina läksin ette ja hakkasin temaga rääkima ja ütlesin, et teate, meil on selline teenistus ja järsku ta jääb otsa vaatama sellise sügava puuriva pilguga ja ütleb mulle, meil on tiim, me tuleme. Ja siis mul läksid jalad alt nõrgaks. Jumal, mida sa nüüd teed? Ja ma võtan selle pika loo väga lühidalt kokku. Selle tulemuseks oli jõulupidu ukrainlastele, kus täispuhtas Eesti koguduses, täispuhas Vene kogudus kuulutas Jumala armastussõnumit ukrainlastele läbi jõulunäidendi. Väga hästi lavastatud jõulunäidendi. Kui palju inimesi seal andis oma elu Jumalale, ma ei tea, aga ma nägin, kuidas Jumal tegutses. See on üks lugu, see on üks suuremaid lugusid, aga neid lugusid on palju. Neid võikski rääkima jääda. Väga äge. Tiimi saab rentida, tuleb välja. Mitte ei saa rentida, vaid Jumal saadab need tiimid omal ajal. Need on tööandja käes on need võtmed. Ma siis räägin ühe loo. Eelmise aasta naistekonverentsi pealkiri oli, et Jumal tervendab ka täna ja meil olid tõesti väga sisukad ettekanded, seal 3 naist rääkisid oma tunnistusega, kuidas nad said terveks, mis olid nagu väga hullud lood. Ja siis üks naine siis piibli põhjal siis rääkis, et kuidas Jumal tervendab ja kuidas nagu see kontseptsioon või see mõte on, eks ole, et kuidas, mida piibel nagu räägib selle kohta. Ja siis meil olid sellised palvegrupid väikesed ja siis, nüüd see lugu tuleb siis. Ja siis me nagu teenisime seal 11, mina olin ühe grupi juht ja siis arutlesime seal ja siis üks naine ütles, et tema ei usu, et Jumal tahab tervendada. Ja minu jaoks oli see nagu tegelikult tohutu šokk. Sellepärast, et kas me just ei olnud teinud suurt konverentsi, kus me rääkisime, et Jumal tervendab tänapäev. Ja peale selle, see naine ei olnud mitte niisama naine, selles mõttes tänavalt sisse astunud, vaid ta oli koguduse liige, ühe koguduse liige Tallinnas siis, mitte Hiiumaalt. Ja kuna see nagu šokeeris mind, sest mina olen nagu kasvanud hoopis teistsuguses kuidagi nagu kontekstis üles, selles mõttes, et ma olen mitte kristlikust perest, ja mina, kui ma sain päästetud, siis Jumal hakkas minuga nagu kohe rääkima, kohe, palvevastused tulid kohe, üldse ei olnud nagu vaja seal kuidagi veenda Jumalat, et tead, et ma olen nagu uus liige, et äkki hakkad minuga ka rääkima, vaid nagu kohe, et see oli nagu üllatav ja kohe tulid ka palvevastused ja ma sain kroonilisest haigusest nagu terveks ja selles mõttes ma nagu ei teadnud seda, et on inimesi, kellel ei ole seda kogemust või nad ei usu sellesse. Et mis ma tahan öelda on see, et kõik ei ole nii ilus ja kõik ei ole nagu
see, et me peame leidma need mittekristlased, vaid mis ma nägin, on see, et me ise oleme nii suurtes vajadustes, meie Kristuse ihu, me oleme nii suurtes vajadustes, nii mehed, Erki on ja sa tead, kui naised ja lihtsalt, et see missioonitöö või see et kui me ise oleme nii katki ja et kui hästi me nagu suudame seda nagu välja anda, et tegelikult me vajame ise seda, et me üksteist teenime, et me üksteise eest palvetame ja et ei ole nagu vahet, et sellel usutunnistusel, et me tegelikult vajame seda kõik. Meiri. Jaa. Kindlasti, mis me soovisime, seda me ka näeme, et erinevates Eesti lindades, erinevates kirikutes, kogudustes teismelised on jäänud kirikusse, teenivad aktiivselt, laulavad koorides, bändides ja need, kes olid kunagi osalejad, nendest on ka mõned meeskonnaliikmed nüüd ja et me alati oleme öelnud, et kui see on Jumala laager, siis see kasvab, areneb, see iga aasta saab tehtud ja kõik muu selle juures. Aga kui ka ma nägin seda küsimust, võib-olla tuli meelde hiljuti eelmise aasta suvel sai ristitud üks tüdruk, teismeline ja selle tüdruku ema kirjutas meile sellise kirja. Hästi, ma võtan siit üle. Et ta kirjutas kirja sellest, kuidas ta on hästi tänulik, kui läbi aastate on igasugused erinevad pühapäevakool, mingi üks laager, muusikalaager, teenistuskirikus on seda last nagu niimoodi kasvatanud ja kujundanud, et ta on selline, nagu ta on siis täna, et ta võttis Jumala vastu, et ta sai ristitud ja ta on nüüd valmis nagu edasi tööd tegema ja teenima koguduses, et ta oli nagu väga tänulik just sellest, et kuidas me oleme nagu üks osa sellest puslest, aga ilma selleta see pusle ei ole ikka täis. Amen, täpselt. Nüüd saalist. Hea meelega kuulaks küsimusi, täpsustusi. Kristiina, kui sa jagad seda mikrofoni sealt. Mul on väga spetsiifiline küsimus ukrainlaste osas, kuna Kadri, sina tegeled, teil on ka slaavi taust, et kindlasti satub teil nagu inimesi. Kus teie näete, et täna Ukrainast tulnud inimene siin Eestis on ja mis on tema kõige suuremad vajadused? No meil on kujunenud kuidagi nii tänu sellele tegevusele ukrainlastega, et kui Rapla kanti satub keegi uus ukrainlane, siis esimese asjana tuuakse ta reedel meile. Lihtsalt istume, ajame temaga juttu. Üks suuremaid vajadusi on neil vajadus kuuluda kuhugi. Vajadus olla osa milleski ja nad jäävad meil käima. Mis sest, et võib-olla nad enam neid riisi ja kartuleid ja neid asju ei vaja. Nad ütlevad, et meil ei ole seda vaja, aga me tuleme siia sellepärast, et siin on midagi hingele, me saame siin käia. Kui nüüd väga laialt laastus võtta, siis on vajadus kuuluda kuhugi, just kogeda seda sama armastust, mida meiega saame pakkuda. Kõik ülejäänu, need vajadused, jah, riik katab suure osa vajadustest ja muudest, aga nad on osa meie ühiskonnast. Just, ma olen nõus sellega, et meil on laagris nii meeskonnas ukrainlasi, kui on Ukraina lapsi, teismelisi. Ja seda on tõesti näha, et nende jaoks on tähtis see, et nad kuuluvad kuhugi ja on hea teada, et neil on Tallinnas ka selline oma kogudus, kus hästi mitmed teismelised on käinud ka meil laagris ja neil on ka nüüd selline oma muusikaline grupp ja ülistusgrupp, kellega nad teenivad ja me saame ka selles mõttes neid aidata selles ja natuke suunata, kui vaja. Ja tegelikult Ukraina teismeline on lihtsalt teismeline. Selles mõttes tal on samad vajadused, samad küsimused, nii palju, kui me oleme nendega suhelnud, palvetanud, rääkinud.
nad tunnetavad seda sõda ja kõik ikkagi teistmoodi, et kuidagi lapsena, teismelisena, mitte nii nagu täiskasvanu ja tal on ikka need samad teismelise küsimused. Aitäh. Veel saalist. Jaa, Taavile. Natukene oma professionaalset kretinismist, et õppejõud koolis õpetan projektijuhtimist, et kui on tööandja, jumal, kes paneb inimesi tööd tegema, et mismoodi see siis on, et kas koolis saab õppida ka seda ametit natukene või mida kool peaks tegema, et olla hea töötaja Jumala riigis? Einike, kus sa oled? Nii. Nii, tundub, et see küsimus oli vist mulle, et olla hea töötaja Jumala riigis, mina oskan välja tuua ainult paar asja. Esimene asi on see, et sa pead usaldama ja armastama Jumalat. Ja teine asi on see, kui Jumal ütleb, siis mine, jah. Ma ei ole ennast kunagi näinud missionärina, ma ei ole ennast kunagi näinud sotsiaaltöötajana ega sellisena. Aga see on see, Jumal kutsub, siis jah, kui Jumal kutsub sind õppima, mine õpi ja Jumalal on sinu jaoks plaan. Kus seda saab õppida? Ma arvan, et meie tööandja viib meid läbi elukoolide ja karastab, sest see, et ma seal ühel hetkel olin ja tegelesin nendega, sinna eelnes pikk aeg, kus ma õppisin Jumalat usaldama, kus ma õppisin käima koos temaga. Ja see läheb läbi elu, mille Jumal meile annab. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele. Nii, okei. Nii, viimaseks küsimuseks, jaa. Näed, ikkagi on Einike ka, täitsa küsimas. Väga tore. Tööandja usaldamine ei tähenda, et vahel tööpäev väsitab väga palju. Kuidas te taastute sellest, kui te olete väga palju välja andnud? Siis tuleb mees presentatsiooniga, ütleb, et teeme veel. Aga ta õnneks tuleb ka abikäega ja Jumal tuleb abikäega ja seal plusspoolel oli tõesti, ma enda lugusid ei saanud jagada, et mis meil need plusspooled on, et tõesti meie rõhuasetus on igal kolmapäeval. Need kontserdid on minu jaoks boonus, et ma näen, et meie inimesed, kes on nii palju tööd teinud, säravad ja neile meeldib see, mis nad teevad. Nad lausa naeratavad eestlastena laval, kas ei ole mitte ime iseenesest. Aga kui ma näen, et kolmapäeval ma kooriproovi alguses tavaliselt küsin, et kuidas teil läheb 10 palli skaalal ja seal on erinevaid näppe, on 1-10, aga kui ma näen, et kooriproovi lõpus need samad, kellel võib-olla oli näppe püsti 3, nad on palju rohkem rõõmu täis, sest nad on saanud rõõmulaule laulda, nad on saanud kellegagi oma elu jagada. Ma aeg-ajalt näen, et inimesed pärast proovi jäävad kahekesi veel lobisema. Ma näen, et nad on väga suures diskussioonis. Ma ei jõua iga inimeseni, kes meil 45 tükki on, aga et nad on üksteise jaoks olemas ja me tõesti kasvatame kogukonda iga kolmapäeval. Võt see aitab ja see tõstab üles ja see annab indu, et isegi ausõna kooriliikmed, pange kõrvad kinni, aga ka ise ma vahel mõtlen kolmapäeval. Ma töötan ka tegelikult personalijuhina igapäevaselt täiskohaga pärast beebit nüüd 0,7-ga, aga 0,8 koormusega. Aga pärast tööpäeva mõelda, et ma lähen veel kooriproovi. Ma olen vahepeal... Aga ma jõuan kohale, ma näen neid nägusid, ma tean, miks ma seda teen ja siis see aitab. Jah, ja ma ütlen kohe ära, et ma ka töötan teisel töökohal, et ma olen õpetaja, haridustehnoloog, ka õppekorraldusega tegelen. Ja kui ma reedel jõuan, siis ma mõnikord jõuan sinna niimoodi, et sa oled juba oma tööpäeva poolt nagu välja väänatud sidrun, et sa suhtled, sa lahendad probleeme ja nii edasi. Ja see hetk, kui sa lähed sinna, sa lähed Jumala juurde ja me oleme koos, käest kinni palves. Ja sirutame oma tundled välja Jumala poole ja palume, et ta annaks tarkust, et ta annaks jõudu, sest mis meil endil on nii väga anda. Ja välja arvatud meie jah-sõna ja tahtmine teha. Ja siis ühel hetkel sa avastad, sa oled nende inimeste keskel ja sul on nagu uus hingamine.
ja enamasti meil need reedeõhtud on väga lõbusad. Väga hea küsimus, Einike. Et selles mõttes minu uskliku staaži pealt ma olen näinud igasuguseid asju ja minu meelest on eriti kriitiline on see, kui inimene, ta panustab oma teenimistöösse ja noh, ütleme, on see üritus, see lõpeb ära ja siis tekib see tühjus. Ja minu meelest see tühjuse koha tekkimine, tähendab see tühjus, mis on tekkinud, see on selline koht, kus tuleb nagu olla, noh, sa pead olema nagu hästi ettevaatlik või noh, põhimõtteliselt, kus tegelikult ka nagu vaenlane saab hästi sisse lüüa. Et kus sa oled juba nagu tühjaks pigistatud, eks ole, ja sa ei ole veel saanud nagu Jumala poolt seda täidetust või kuidas seda nimetada. Et selles mõttes, noh, ma olen ka hästi palju nagu raamatuid lugenud, mulle lihtsalt meeldib lugeda ja võib-olla ametialaselt ka on see nagu oluline olnud, aga et ühesõnaga hästi oluline on see, et sul on see inimene, kellega siis, ehk siis teine usklik inimene, kellega koos sa oled just teeninud, et võib-olla palvetada või võtad siis selle Jumala sõna kohe kätte. Et minu meelest see on see aeg, kus sa ei tohi nagu nii-öelda hulkuma minna. No sa võid küll autosse istuda ja sõitma minna, mida minagi nagu tihti teen, aga siis ma palvetan, et ma ei lähe lihtsalt sõitma niisama või ma ei lähe, ma ei tea, mida tegema, aga see on nagu hästi, hästi kriitiline hetk on see. Me võib-olla lisaks, et taastuda on hea ka meeskonnaga, et noh, isiklikult ka muidugi, aga ka see, et kui me meeskonnana anname endast hästi palju ja Music Jam'i laager on tihti selline pigem suve lõpupoole, kus nagu hästi paljud meeskonnaliikmed on juba olnud ka mitmetes laagrites, et siis me üritame niimoodi 2 korda aastas ka koos taastuda sellega, et me nimetame neid retriitideks, kus me siis muidugi ka natukene mõtleme selle peale, kuidas meil läinud on ja missugused samme me edasi võtame, aga ka see, et ma ei tea, me lähme koos seiklusparki ja me lihtsalt paar tundi kõnnime mööda neid trosse seal ja asju ja jagame lihtsalt oma emotsioone või ma ei tea, käime koos saunas, nii nagu eestlased ikka käivad või kuskile matkale läheme või midagi. Et selles mõttes me oleme nagu mõelnud ka selle peale, et hästi hea on jah, see ka koos puhkamine või taastumine. Suured tänud teile. Kui selle sessiooni peale ma mõtlesin, siis üks selle nagu eesmärk ongi olla nii teile endile, saate vastastikku neid lugusid kuulda, kui ka saalis viibijatel olla julgustuseks, et kuulama neid Jumala kõnetusi, kaasama teisi enda ümber, koguduste sees, juhatusi ja võib-olla julgustuseks, mida ma olen ise kogenud, ka ise olles mitmete tegevuste projektide keskel, et kui Jumal on kutsunud, siis Jumal varustab. Ja see on ka üks viis, mis alati läbi kannab. Nii et soovin ka selle läkituskohviku lõpetuseks, et kui tööandja on kindel, siis seal nagu ei ole küsimust. Seda me teame, kes tööandja on. Nii et olgem avatud nendele kõnetustele ja olge julged. Ja sõbrale roll seal taustal on lihtsalt olla võimendajaks ja varustajaks. Nii et Jumala juhtimist kõiges selles, kus ta teid kutsunud on. Aitäh teile! Nii, kes nüüd teab öelda, kas meil on pausi, palju meil on pausi, järgmine asi läheb edasi 16.15, nii et siis saame korra sirutada.